Tänapäeva Hiinas pole peaaegu kedagi võimsamat kui Xi Jinping. Ta on Hiina kommunistliku partei kõrgeim juht, riigi president ja Hiina kõrgeima sõjalise organi juht. 2018. aastal eemaldati Hiina põhiseadusest presidendi ametiaja piirang. Seejärel 2022 aastal Xi sai 3. ametiaja kommunistliku partei juhina, mida eelnevad Hiina juhid polnud aastakümneid teinud. Selle tõttu võrreldakse Xi'd sageli endise juhi Mao Zedongiga. Aga nende kahe seos on sügavam kui lihtsalt suur võim. Enne kui Xi Jinping sündis, tema isa Xi Zhongxun oli juba osa kommunistlikust revolutsioonist. Ja et mõista, kuidas Xi perekonna lugu algas, peame minema tagasi aega, mil kommunistlik liikumine Hiinas oli peaaegu kaotamas. 1930-ndatel toimus Hiinas kodusõda. Vastamisi olid natsionalistlik valitsus, mida juhtis Chiang Kai-shek, ja kommunistlikud jõud, kuhu kuulus ka Mao Zedong. Sel ajal natsionalistid kontrollisid suuremat osa riigist ning nad üritasid korduvalt kommunistide baase ümber piirata ja purustada. Üks tähtsamaid kommunistide baase tol ajal asus Jiangxis, Kagu-Hiinas. 1934 aastal piirasid selle ümber tugevamad natsionalistlikud jõud. Kommunistidel hakkas ka toit ja varud otsa saama. Kui nad oleksid sinna jäänud, oleks olnud suur tõenäosus, et nad kaotavad lõplikult. Seetõttu 16. oktoobril 1934 suur osa Punaarmeest alustas taganemist. Üle 85 000 sõduri koos teiste kommunistlike töötajatega põgenesid natsionalistlike jõudude ümberpiiramisest. See taganemine oli alguseks sellele, mida tänapäeval nimetatakse pikaks marsiks. See polnud lihtsalt tavaline asukohavahetus. Kui Punaarmee liikus mööda väga pikka marsruuti, jälitasid ja ründasid neid endiselt natsionalistlikud sõjaväelased. Nad läbisid mägesid, jõgesid, külmi piirkondi ja raskeid maastikke. Paljud sõdurid surid, jäid haigeks, kaotasid kontakti või lahkusid lõplikult grupist. Pika marsi alguses ei olnud Mao veel peamine sõjalise strateegia juht. Sel ajal oli suur osa tema mõjust kadunud, sest teised kommunistlikud juhid ei järginud tema eelistatud sissitaktikat. See on võitlusviis, mis kasutab kiireid rünnakuid, väldib otseseid suuri lahinguid ja kasutab maastikku, et vaenlasel oleks raskem. Kuid kui Punaarmee olukord halvenes, tugevnes taas Mao positsioon. 1935 aasta jaanuaris kommunistlike juhtide tähtsal koosolekul Zunis naasis ta grupi üheks peamiseks sõjalise ja poliitilise juhiks. Ta muutis armee liikumist ja vältis nii palju kui võimalik piirkondi, kus natsionalistidel oleks neid lihtsam varitseda. Järk-järgult muutus nende teekonna suund. Nende eesmärk oli jõuda põhja poole. Shaanxi provintsi piirkonda, kus juba asusid teised kommunistlikud jõud ja revolutsioonilised baasid. Ja siin tuleb mängu Xi Jinpingi isa nimi. Xi Zhongshu oli üks noortest kommunistlikest revolutsionääridest, kes aitas rajada kommunistlikke baase Shanxi ja Gansu piirkonnas. 1934 aastal ta sai osa revolutsioonilise valitsuse juhtimisest selles piirkonnas. 1935 aastaks olid sealsed kommunistlikud baasid muutunud oluliseks turvaliseks paigaks vägedele, kes olid ellu jäänud pikal marssil. 1935 aasta oktoobris jõudis Mao vägi põhja Shaanxisse. Ainult väike osa vägedest, kes alustasid pikka marssi, jõudis lõpuni, kuid kommunistlik liikumine jäi ellu ja mis veelgi olulisem, Mao tuli kriisist välja veelgi võimsama juhina. Xi perekonna jaoks oli Shaanxis toimunu väga tähtis. Xi Jinpingi isa kuulus revolutsioonilisse põlvkonda, kes aitas luua kohta, kus kommunistlikud jõud said taas kanda kinnitada. Ja siin see ongi. Pärast pikka marssi Mao Zedongi positsioon kommunistlikus parteis tugevles kiiresti. Kuna Punaarmee põhijõud pääses peaaegu kindlast hävingust, kasvas usaldus tema juhtimise vastu. Järgmistel aastatel ta sai järk-järgult kontrolli poliitilise partei ja sõjaväe üle, kuni temast sai Hiina kommunistliku liikumise peamine juht. Oluline on mõista, kuidas võim kommunistlikus parteis toimib, sest suur osa sellest on Xi Jinpingi lugu. Ma selgitan seda sulle aeglaselt, et sa aru saaksid. On olemas suur keskkomitee, mis koosneb paljudest kõrgetest parteiametnikest. Sellest valitakse välja väiksem grupp, mida nimetatakse poliitbürooks. Ja poliitbüroo sees on veel väiksem ja võimsam grupp, mida nimetatakse poliitbüroo alaliseks komiteeks. Ja nemad kuuluvad Hiina kõrgeimate juhtide hulka. Nemad arutavad riigi kõige tähtsamaid otsuseid. Lihtsamalt öeldes määrab kommunistlik partei Hiina peamise suuna.
ja valitsusasutused viivad neid otsuseid ellu. Ja nüüd, kui Mao tugevnes, kindlustas ta veelgi oma mõju parteis. 1945 aastal kommunistlik partei määras ametlikult niinimetatud Mao Zedongi mõttepartei peamiseks juhiseks. Seetõttu ei olnud Mao mitte ainult poliitiline juht. Tema ideedest endast said kommunistliku liikumise suula keskpunkt. 4 aastat hiljem, kui kommunistlikud jõud võitsid suure osa Hiina kodusõjast, 1. oktoobril 1949. aastal Mao kuulutas välja Hiina Rahvavabariigi asutamise. Rahvuslaste valitsus eesotsas Chiang Kai-shekiga taandus Taiwani. Uue valitsuse loomisega samaaegselt paljudele kommunistliku revolutsiooni veteraanidele anti tähtsad ametikohad. Nende hulka kuulus ka Xi Jinpingi isa Xi Zhongxun. Kuna tema perekond kuulus vanasse revolutsioonilisse eliiti, kasvas Xi Jinping üles teadmisega, et selliste mõjukate revolutsiooniliste perekondade lapsi hakati hiljem kutsuma punaprintsideks. Kuid Mao valitsemise ajal parteiga lähedane olemine ei olnud turvalisuse garantii. 1962 aastal kaotas Xi Jinpingi isa võimu pärast seda, kui teda süüdistati poliitilises skandaalis. Ta eemaldati kõrgest ametikohast ning ta pidi läbima pika uurimise ja olema eemal tavapärasest poliitilisest elust. Mõne aasta pärast halvenes tema olukord veelgi, kui algas kultuurirevolutsioon. Mao käivitas kultuurirevolutsiooni 1966 aastal. Selle eesmärk oli taaselustada revolutsioonilist vaimu ja eemaldada inimesed, keda ta pidas kommunismi õigest suunast kõrvale kaldunuks. Kuid see viis ulatusliku kaoseni. Õpetajad, intellektuaalid, valitsusametnikud ja isegi veteranidest kommunistlikud juhid alandati. Neid tavakiusati, vangistati või piinati. Suurt rolli mängisid siin punakaardiväelased, Mao noored toetajad, kes otsisid ja ründasid inimesi, keda nad pidasid vaenlasteks. Isegi mõned endised mõjukad juhid ei pääsenud. Üks neist oli Liu Shaozi, endine Hiina president, kes tagandati võimult ja suri vangistuses. Ka Xi Zhongxunit hakati taas taga kiusama. Teda alandati avalikult ja hoiti pikka aega vangis. Isa languse tõttu kaotas ka Xi perekond oma endise mugava elu ja see mõjutas otseselt noort Xi Jinpingi. 1969 aastal Xi oli polnud veel 16-aastane, kui ta saadeti Liangjiahe külla, vaesesse maapiirkonda Shaanxi provintsis. See oli osa laiaulatuslikust programmist, mis saatis miljoneid noori linnadest maapiirkondadesse, et elada ja töötada koos talupoegadega. See oli kaugel elust, millega Xi oli harjunud Pekingis. Pealas lihtsas koopamajas, mis on selles Shaanxi piirkonnas tavaline. Ta tegi rasket põllutööd, kandis koormaid ja elas kohas, kus puudusid paljud elementaarsed asjad, mis tal linnas olemas olid. Ta viibis Liangjiahes peaaegu 7 aastat. Vaid mõne aastaga, olles algselt kõrge kommunistliku ametniku poeg, Xi sai teismeliseks, kes töötas raskes maakohas, samal ajal kui tema isa oli võimult kõrvaldatud. Kuid juhtus midagi ootamatut. Selle asemel, et kommunistlikust parteist eemale tõmbuda oma pere saatuse tõttu, ta tegi hoopis vastupidi. Liangjiahes olles proovis ta korduvalt kommunistliku parteisse astuda, kuni lõpuks ta vastu võeti. Ja kui Mao ajastu lõppes, see sama partei, mis kunagi tema perele kannatusi põhjustas, sai Xi Jinpingi jaoks teeks, mida mööda ta hakkas aegamisi tõusma Hiina kõrgeimale võimupositsioonile. Kui Mao Zedong suri 1976. Aastal Hiinale ei olnud vaja lihtsalt juhti. Kommunistlik partei pidi samuti korrastama süsteemi, mis andis Mao Zedongile tohutu võimu. Paljud veteranametnikud, kes olid kultuurirevolutsiooni ajal ametist kõrvaldatud või karistatud, toodi järk-järgult valitsusse tagasi. Nende seas oli üks tähtsamaid Deng Xiaoping. Ta oli veteranist kommunistlik juht, kes eemaldati Mao ajal 2 korda võimult. 1970-ndate lõpuks sai Dengist Hiina kõige võimsam juht. Isegi kui ta ei olnud kunagi president ega kommunistliku partei peasekretär. Selle asemel, et koondada kõik kõrgeimad ametikohad ühe inimese kätte nagu Mao ajal, jagati võim erinevate juhtide ja institutsioonide vahel. 1981 aastal kommunistlik partei avaldas oma ajaloo kohta olulise ametliku hinnangu. See tunnustas Mao rolli Hiina Rahvavabariigi asutamisel. Kuid samas mõisteti hukka ka suured vead kultuurirevolutsiooni ajal. Samas rõhutati ka kollektiivset juhtimist. See tähendab, et kogu riigi eest ei tohiks otsustada ainult üks inimene. Deng muutis oluliselt ka majandust.
Hiina avati järk-järgult välisinvesteeringutele, eraettevõtlusele ja rahvusvahelisele kaubandusele. 1979 aastal Deng külastas Ameerika Ühendriike, mis oli selge märk Hiina uuest suunast. Järgmistel aastakümnetel aitasid tema ajal alustatud majandusreformid riigi majandusel kiiresti kasvada. Kuid see ei tähendanud, et Hiina muutus demokraatlikuks. Kommunistlik partei jäi poliitilist süsteemi kontrollima. 1989 aastal toimusid suured protestid Pekingis ja teistes linnades. Tiananmeni väljakul nõudsid paljud tudengid ja kodanikud poliitilisi reforme ja suuremat vabadust. Juunis valitsus kasutas sõjalist jõudu protesti lõpetamiseks. Täpne hukkunute arv pole siiani teada, kuid on selge, et paljud said surma. Sel ajal, kui Hiina muutus, Xi Jinpingi pikk poliitiline karjäär hakkas samal ajal alles algama. Pärast tema aega maal, Xi Jinping õppis Pekingi Tsinghua ülikoolis. 1970-ndadeks oli ta juba kommunistliku partei liige. Ja selle asemel, et jääda ainult keskvalitsuse lähedusse, Xi Jinping otsustas teha karjääri erinevates Hiina piirkondades. 1980-ndate alguses töötas ta Zhengdingi maakonnas Hebei provintsis, mis asub Pekingi lähedal. See ei olnud kõrgeim ametikoht ega ka kõige jõukam piirkond Hiinas. Kuid just siin sai Xi Jinping esmakordselt otsese kogemuse kohaliku omavalitsuse töös. Seejärel kolis ta Fujiani rannikuprovintsi, mis asub Taiwani vastas. Ta töötas üle 17 aasta erinevatel ametikohtadel Fujianis. Ta oli kohaliku omavalitsuse ametnik, linnajuht, aseprovintsi juht ja hiljem ka kuberner. Tänu sellele nägi Xi, kuidas kohalikku majandust ja valitsust juhitakse ajal, mil Hiina kiiresti avaneb ärile ja rahvusvahelisele kaubandusele. Fujianist liikus Xi edasi Zhejiangi. See on rikas rannikuprovints, mis on tuntud paljude eraettevõtete poolest. Temast sai seal kuberner ja hiljem parteisekretär, mis on provintsi kõrgeim kommunistliku partei ametikoht. Pikka aega ei tuntud Xi'd kohe kui tugevaimat ega kõige häälekamat kandidaati Hiina juhtimiseks. Aga ta suutis saavutada midagi olulist. Pika juhtimiskogemuse erinevates piirkondades ja sidemed kommunistlikus parteis. Suur võimalus saabus 2007 aastal. Shanghais puhkes suur korruptsiooniskandaal ja linna endine parteisekretär eemaldati ametist. Xi saadeti Shanghaisse kommunistliku partei uueks juhiks, üks tähtsamaid linnu Hiinas. Ta viibis seal vaid 7 kuud. 2017 aasta oktoobris Xi valiti poliitbüroo alalise komitee liikmeks. Sellest hetkest kuulus ta 7 kõige mõjukama ametniku hulka Hiinas. Aasta hiljem sai temast ka riigi asepresident. Need ametikohad asetasid ta selgelt võimalike järgmiste liidrite hulka. Ja 2012 aastal, pärast seda, kui Hu Jintao astus tagasi peasekretäri kohalt, võttis Xi Jinping üle kommunistliku partei kõrgeima positsiooni. Samal ajal sai ta ka keskse sõjalise komisjoni juhiks, nii et tal oli kontroll partei ja sõjaväe kõrgeima juhtimise üle. 2013 aastal sai temast ka Hiina president. Pärast peaaegu 30 aastat tõusmist kohalikust valitsusest kuni Pekingini on Xi Jinping nüüd tipus. Aga siin hakkas muutuma süsteem, mis loodi pärast Maod. Kollektiivne juhtimine, mis oli oluline Dengi ja järgnevate juhtide ajal, hakkas järk-järgult oma tähtsust kaotama. Kui ühe rohkem võimu koondus Xi kätte, oli üks tema esimestest suurtest sammudest ulatuslik korruptsioonivastane kampaania. Tuhandeid ametnikke, alates madalamatest kuni kõrgeimate kommunistliku partei liikmeteni, uuriti ja karistati. Selle eesmärk oli puhastada valitsus korruptsioonist. Ja samal ajal kaotasid paljud mõjukad poliitilised tegelased, kes võisid Xile takistuseks saada, oma positsioonid. Ja kui see kampaania jätkus, hakkas järjest enam näha, et juht, kes kunagi teismelisena Pekingist välja saadeti, ei olnud mitte ainult võimukeskusesse tagasi tulnud. Ta hakkas muutma ka seda, kuidas võim Hiinas tegelikult toimib. Xi Jinpingi valitsemise esimestel aastatel laienes korruptsioonivastane kampaania kiiresti. Paljusid kõrgeid kommunistliku partei ja sõjaväeametnikke uuriti, vallandati või vangistati. Üks suurimaid juhtumeid oli Zhou Yongkangi juhtum, endine poliitbüroo alalise komitee liige ja Hiina sisejulgeoleku endine juht. 2015 aastal mõisteti ta eluaegseks vangistuseks korruptsiooni ja teiste süütegude eest.
Järgmistel aastatel karistati miljoneid parteiametnikke erinevate distsiplinaarrikkumiste eest. Kampaania jätkub ka 2026 aastani, hõlmates uusi uurimisi kõrgete sõjaväelaste suhtes. Kommunistliku partei jaoks kampaania näitab, et ükski ametnik ei tohiks olla kaitstud, kui ta on seotud korruptsiooniga. Kuid mõnede analüütikute sõnul sellega kaasneb ka suur poliitiline mõõde. Mõned endised mõjukad ametnikud on võimud kõrvaldatud, samal ajal kui Xile lähedased juhid saavad üha rohkem tähtsaid ametikohti. Selle tõttu tema juhtimise all on võim muutunud veelgi tsentraliseeritumaks. Samal ajal on ka Xi isiklik poliitiline staatus märgatavalt tõusnud. 2017 aastal kommunistliku partei põhikirja lisati Xi Jinpingi mõte uue ajastu Hiina eripäraga sotsialismist 2021 aastaks. Parteikongress võttis vastu oma ajaloo 3. suure ajaloolise resolutsiooni. Suur osa dokumendist rõhutab Xi rolli kui kommunistliku partei uue ajastu peamist juhti. Kui Xi positsioon Hiinas tugevnes, kasvas ka riigi mõju väljaspool selle piire. Tema juhtimise all jätkas Hiina kiiret sõjalist tugevdamist ja muutus aktiivsemaks sellistes küsimustes nagu Taiwan ja Lõuna-Hiina meri. Riiklik julgeolek muutus samuti valitsuse poliitika keskseks teemaks, sealhulgas rangem kontroll teabe, tehnoloogia ja interneti üle. Hongkongis toimusid suured muutused pärast ulatuslikke proteste 2019. aastal, 2020. aastal. Peking kehtestas riikliku julgeolekuseaduse, mis näeb ette karmid karistused selliste kuritegude eest nagu eraldumine, riigivastane tegevus ja koostöö või väidetav koostöö välisjõududega. 2024 aastal Hongkong lisas veel ühe julgeolekuseaduse. Hiina ja Hongkongi valitsus ütlevad, et need seadused on vajalikud turvalisuse ja stabiilsuse tagamiseks. Kriitikute ja mõnede välisriikide valitsuste arvates Hongkongis on vähenenud varasemad poliitilised vabadused ja opositsiooni võimalused. Veel üks vastuoluline osa Xi ajastul toimunust leidis aset Xinjiangis. See on koduks paljudele uiguuridele, etnilisele rühmale, kellest enamik on moslemid. 2022 aastal ÜRO inimõiguste büroo teatas, et uiguuride ja teiste moslemi kogukondade suhtes on toime pandud tõsiseid inimõiguste rikkumisi. See hõlmab ulatuslikku meelevaldset kinnipidamist ning büroo sõnul võivad mõned neist tegudest kujutada endast rahvusvahelisi kuritegusid. Hiina valitsus lükkab sellised süüdistused jõuliselt tagasi ning väidab, et nende programmid Xinjiangis on suunatud terrorismi, äärmusluse ja vaesuse vastu võitlemisele. Aga üks suurimaid avalikke väljakutseid Xi juhtimise ajal tuli COVID-pandeemia ajal. Pikka aega rakendas Hiina niinimetatud null-COVID-poliitikat. Selleks kasutati liikumispiiranguid, massilist testimist ja rangeid karantiinimeetmeid, et takistada viiruse levikut. 2022 aasta lõpus see mõjutas juba tugevalt igapäevaelu ja majandust. Pärast tulekahju Urumqi Xinjiangi piirkonnas, kus ametlike andmete kohaselt hukkus 10 inimest, puhkesid protestid mitmes linnas. Paljud inimesed nõudsid rangete COVID-piirangute lõpetamist. Ja mõnel protestil jõuti isegi haruldaste üleskutseteni Xi vastu ja kommunistliku partei vastu. Vaid mõni päev hiljem vähendas Hiina kiiresti paljusid null-COVID-süsteemi põhielemente. 2022 aasta detsembriks lõpetati paljud liikumispiirangud, massilised testimiskohustused ja muud ranged piirangud. Selle muutuse taga on palju põhjuseid, sealhulgas majandussurve ja valitsuse ettevalmistused taasavamiseks. Kuid Reutersi andmetel aitasid otsuse kiirendamisele kaasa ka ulatuslikud protestid. Enne kui need protestid toimusid, saavutas Xi juba teise olulise poliitilise võidu. 2022 aasta oktoobris valiti ta taas kommunistliku partei peasekretäriks 3. 5-aastaseks ametiajaks. Samal ajal tutvustati uut 7-liikmelist poliitbüroo alalist komiteed, mis koosneb ametnikest, keda peetakse Xile lähedasteks või poliitiliselt temaga ühel meelel olevateks. Ja kõrgetel ametikohtadel puhastamine ei peatunud ka pärast seda. Aastatel 2023 kuni 2026 uuriti või eemaldati järjest mitmeid kõrgeid sõjaväelasi ja valitsustegelasi. 2026 aastal pandi isegi kindral Zhang Yuxia, endine üks kõrgeimaid ametnikke kesksõjalises komisjonis ja kaua aega Xile lähedaseks peetud isik, uurimise alla. See näitab, et juhtkond kasutab jätkuvalt korruptsioonivastast kampaaniat isegi nende inimeste vastu, kes varem kuulusid siseringi. Kuid Hiina olukord on nüüd palju keerulisem kui siis, kui Xi esimest korda ametisse astus. Hiina majandus on endiselt väga suur
ja riik on jätkuvalt üks maailma mõjukamaid. Siiski on majanduskasv aeglustunud võrreldes varasemate aastakümnetega, samal ajal kui riik seisab silmitsi probleemidega nagu kinnisvarasektori nõrkus, kõrge võlakoormus ja nõrk sisenõudlus. Siin näeme, kui kaugele on jõudnud Xi Jinping. Teismelisena nägi ta, kuidas tema isa kaotas võimu ja teda ennast saadeti Mao ajal maale. Selle asemel, et kommunistlikust parteist lahkuda, kasutas ta sama poliitilist süsteemi, et järk-järgult tõusta kohaliku omavalitsuse tasandilt Hiina kõrgeimale positsioonile. Ja siin näeme ka suurimat muutust Hiina kaasaegses poliitilises ajaloos. Pärast Mao surma püüdsid järgmised juhid takistada võimu liigset koondumist ühe inimese kätte. Xi juhtimisel on suur osa sellest võimust taas koondunud kõrgeima juhi kätte. Seega ei ole Xi Jinpingi lugu vaid ühe mehe lugu, kes tõusis taas pärast oma perekonna langust. See on ka lugu sellest, kuidas Hiina juhtimissüsteem muutus taas. Ajast, mil pärast Mao surma püüti võimu jagada, ajani, mil partei suund. Valitsuses ja sõjaväes koondus taas tihedamalt ühe juhi ümber.